Tere kuulama uudiseid, stuudios Rauke Debelak. USA presidenti Donald Trumpi administratsioon annab teada, et sanktsioonide plaan presidendil ei ole ka pärast Vladimir Putiniga peetud telefonivestlus kusagile kadunud. Sanktsioonide väljatöötamisega on palju vaeva nähtud ja need lähevad igal juhul käiku. Sanktsioonid kehtestatakse aga mitte Venemaale, vaid Euroopa Liidule ja Ukrainale. Venemaale on sanktsioone palju kehtestatud ja Euroopa Liidule mitte kordagi tuleb muuta taktikat ja lähenemist ja oodata tulemusi, märgib president lõpetuseks. Ja Eestisse. Majandusministeerium annab teada, et riik kiirendab südametunnistuste väljastamist ja peatselt minnakse üle ka elektroonilistele südametunnistustele. Kõige kiiremini vajavad seda Venemaaga äri ajavad ettevõtjad, kelle südametunnistus saab iga päev tõsiselt kannatada ja paljudel juhtudel tuleb vahepeal mitu päeva või nädalat tegutseda üldse ilma igasuguse südametunnistuseta. Südametunnistusega hakkab alates uuest kuust kaasas käima ka moraalne kompass. Hetkel on aparaat suhteliselt töökindel, kuid miinuseks on, et vähegi tõsisema pangaarvele suunduva elektronide voo mõjul võib see kergesti hakata näitama ainult ida suunas, mistõttu tuleks moraalset kompassi kasutada pigem harva kui mitte kunagi. Ja meeste tervise uudiseid. Sotsiaalministeeriumi värske uuring kinnitab, et levinud seisukohal, nagu oleks Eesti meestele kättesaamatu, arenenud Euroopa riikide meeste keskmine eluiga ei ole tõepõhja all. Uuringu kohaselt saavutavad Eesti mehed kõrge eluea lihtsalt oluliselt varem kui ülejäänud Euroopa mehed ja 98% Eesti meestest on jõukohane olla oma tervislikult seisukohalt nagu 89-aastane, saavutades samasuguse taseme, aga juba 36-aastaselt. Seni ei oska meedikud ja sotsiaalteadlased välja tuua kõiki Eesti meeste edu, saladusi, kuid kiire elutempo, elustiili omapärad on üks tegureid, mis uuringu autorite sõnul võimaldab Eesti mehel saavutada sellise suure edumaa. Ja veel samal teemal Tervisekassa vahenditest ennetustööks kuluvad summad ei ole piisavad ja seda eriti meeste abistamiseks mõeldud ennetustöö puhul, märgib vastav töörühm uuringu järel. Siiski ei ole tegemist spetsialistide sõnul olulise probleemiga, sest mehed elavad niigi vähem ja suurem osa neid kas töötavad ennast surnuks või siis joovad ennast surnuks suurest kurbusest, et neil ei ole võimalik ennast surnuks töötada. Tegemist on protsessiga, mida ei ole Tervisekassa vahenditega võimalik kuidagi suunata või ammugi peatada. Statistikaamet annab aga teada, et Eesti majandusel läheb halvasti. Seda toonitavad lisaks ka kõik majandusteadlased. Positiivne on aga, et Eestil läheb halvasti paremini kui meie lähinaabritel. Eestil läheb halvasti isegi nii hästi, et me edestame selles vallas nii Soomet, Leedut kui isegi Lätit ja kellel läheb halvasti mitme protsendi võrra vähem. Eesti on ka rasketel aegadel selge tabeli liider, kellele vastu panna on vähestel, märgib majandusministeerium. Ja lõpetuseks rubriigist Vaaria. Maailma juhtivate teadusasutuste ühiselt moodustatud teadlaste rühm on 5 aastat kestnud uuringute tulemusel püüdnud selgeks teha, kummast on keerulisem aru saada, kas Ameerika Ühendriikide valimissüsteemist või Eesti Vabariigi riigieelarvest. Mõlema puhul on väidetavalt inimesi, kes neist aru saavad. Siiani pole leitud ühtegi, kes saaks aru neist mõlemast korraga. Üldiselt kalduvadki teadlased siiski vähem keerukamaks pidama Ameerika valimissüsteemi, sest tavaliselt selgub lõpuks ikkagi, et keegi on president. Eesti riigieelarvega nii kerge ei ole. Tuues paralleele valimistega, selgub eelarvet vaadates, et inimestel ei olegi vaja teada, kes presidendiks sai. Eetris olid uudised.